Mina olen näiteks olnud oma vanaema hooldaja ja mul juhtus see, et vanaema kukkus ükskord ja ma füüsiliselt ei jaksanud teda üles tõsta. Ma lõpuks sain ta ikkagi ise püsti, et meil oli selline madal tumba ja siis oli natuke kõrgem tumba. Ma siis rakendasin kõiki neid kõige õigemat sellist kasti tõstmist, kus sa ainult jalgadega tõstad, selg on sirge, eks ju, ja siis jalaga lükkasin talle selle kõigepealt selle madalama tumba tema alla. Me vahel laiub 200 kilomeetrit musta lõhnavat asfalteed. Ma olen Tartu ja sina oled Tallinn, kuid suuri sõnu kuuleb mõlemate suust. Tere tulemast kuulama ja vaatama Tervisetasku podcasti koos Kadri kahega. Mina olen Kadri. Ja mina olen Kadri. Ja tänases osas meil on külas koduhooldusettevõtte Estcare juht Sander Sassi ning Bigbank Eesti juht Jonna Pehter. Tere tulemast! Tere! Tervist! Täna teiega räägime finantsvabadusest ja hooldamisest. Kas või kuidas need üldse tegelikult omavahel, kas nad käivad koos või nad käivad koos võib-olla Sanderi mõtetes, aga võib-olla tegelikult nad ei käi kõigi teiste mõtetes koos. Kuidas te täna tunnete või kuidas sina, Joanna, tunned? Kas sina oled ise mõelnud sellele hetkele, kui sina või sinu vanemad näiteks vajavad hooldusteenust? Ja ma arvan, et ma olen üks selline üsna ekstreemne planeerija, kes planeerib siis mitte ainult raha asjade poolelt, vaid ka tegelikult seda osa, et kuidas ma siis hakkama saan. Ja paraku ma arvan, et aus on ka need arutelud tegelikult ju, ütleme, kui ma olen mõelnud näiteks vanemate peale, aus on need arutelud ju nendega koos teha. Et mitte nii, et mina vaikselt teen oma plaane ja siis pärast selgub, et näiteks ema ütleb, et ei, aga mulle ei sobi see. Nii et minul on enda jaoks asjad läbi mõeldud, jah. Ja need on kõik vanematega, ma saan aru, on ära arutatud. Just. Oled sa mõelnud ka niimoodi, et kui pikalt näiteks, et kui sul vajavad, oled sa pannud kui pikalt sa suudad hoida, kui nad mõlemad näiteks liiguvad hooldekodusse või koduhooldusteenusele, et kui pikalt sa tänase oma sissetuleku juures saad neid aidata, rahaliselt abistada, kui teil endal ei ole mingisugust reservraha selle jaoks? Nii kaua või? Ja Sander, kuna sinul on hästi pikaaegne kogemus võib-olla just koduhoolduse pakkumisega, et kuidas sa tunned, et kui palju võib-olla inimesed on selleks reaalselt valmis ja kui palju see võib-olla neile täna üllatusena tuleb, et kui selline olukord tekib? No üldiselt inimesed selleks ikkagi valmis ei ole. Ja ma arvan, et eks see tuleb eelmisest generatsioonist, kust me olime harjunud, et vanemad olid kodus, lapsed käisid tööl, pered olid suhteliselt hästi lähestikku elasid, siis hooldus käis ka nii-öelda perekeskselt. Täna on kõik läinud kaugemale ja sellest tingituna on ikkagi vajadus juba siis väljaspoolt sisse osta. Ja mida meie koduhoolduses, me oleme täna ju 8 aastat töötanud, me näeme tegelikult seda poolt, et inimestel ikkagi seda ressurssi selliselt ei ole. Üks asi on see, et kas me mõtleme kas meie tänase finantsvabadus või kas need võimalused, aga tegelikult me ei ole ka läbi mõelnud, et tegelikult väga hästi toetan seda mõtet siin, et me peame perekonnas need asjad ära rääkima ja mitte ainult see, et vanasti oli see, et mul on kirstu raha või midagi sellist, vaid tegelikult me peame olema selleks valmis, et võib-olla tuleb meil 10 aastat tegeleda ka vanema hooldusega. Ja seal tuleb läbi mõelda nii võib-olla kinnisvara pool, kui me võtame näiteks, et inimene elab 4-toalises korteris üksinda, siis see ei ole otstarbekas, on vaja ümber mängida ja nende mõtteviisidega harjumine on tegelikult hästi pikk protsess. Ja seda ma olen päris palju rääkinud ka erinevates ümarlaudades, kus me oleme osalenud, et nii-öelda ettevõtjatega, siis nad ise ütlevad ka seda, et info on liiga värske. Hooldekodu oli kunagi väga siuke asutus, kuhu võib-olla ei tahetud väga panna. Täna juba need asutused on ka päris palju pingutanud, et seda kvaliteeti tõsta. Ja Estcare pakub täna siis ütleme seda koduhooldust, seda alternatiivina, et kui sa tõesti hooldekodusse ei taha enda lähedast panna, siis sa võid seda ka kodus teha. Kuidas sina, Joanna, kuidas sa said, ma mõtlen, kuidas see vanematega käib, mina olen ka väga avatud suhtleja ja oma emaga. Ometigi näiteks sel teemal ma oma emaga tegelikult rääkinud ei ole.
ta on mulle rääkinud küll, milline võiks tema matusetseremoonia olla, aga sel teemal tegelikult me ei ole rääkinud, et see justkui, ma ei tea, kas see on tabu, aga me ei ole... Sa nagu kardad, et kuidas tema tunded võib-olla saavad ja äkki haavatud, et ikka arvad ju, et tahad lõpuni välja enda kodus elada, et mis see ikka on, et ma ei tea, et keegi peab sind hooldama hakkama, aga... Et kuidas see jõuab vanematena, just, et kuidas me saaksime, ma arvan, et see on ülioluline, just selline ettemõtlemine ja finantsvabaduses eriti ka, et samamoodi, et see ettemõtlemine on niivõrd oluline. Millised on su nipid? No kõik sõltub ju sellest, et kuidas seda vestlust alustada, sest minu enda vestluse algus oligi see, et ma tahaksin arvestada sellega, mida sina tahad. Või et arutame koos läbi. Et ma arvan, et kui minu see plaan oleks olnud see, et esimesel võimalusel panna, ma ei tea, ema hooldekodusse ja müüa kõik ta kinnisvara maha, et siis võib-olla see oleks olnud selline raske vestlus. Sellepärast, et see ei ole väga arvestav, vaid see on lihtsalt see, et mul on plaan ja ma nüüd räägin sulle, kuidas on ja kuna ma teaks, et tõenäoliselt ta tunneks ennast väga halvasti selle peale, et põhimõtteliselt temast nagu üritatakse lahti saada, et siis see oleks, ma arvan, et raske vestlus. Aga kuna mul sellist plaani ei ole, siis kõik muud võimalused, kus me ütlemegi, et aga räägime koos, et arutame läbi, mis võimalused meil on. Ja üks pool on see hooldus, eks ju, et kuidas, ongi, et tõenäoliselt ma oletan, et kõige tõenäolisem stsenaarium on see, et ühel hetkel ema võib-olla ei saa enam väljas käia, siis järgmisel hetkel on see, et kas ta üldse ka kodus saab ise hakkama, eks ju, on vaja appi minna. Nüüd on küsimus ilmselgelt, et kui kaua appi minna, siis on see, et kas ta on üksi. Sest et ma arvan, et üks osa, mida mina võib-olla kõige rohkem kardan, on see, et mu ema on üksi. Ja äkki juhtub midagi. Isegi mitte see, et juhtub midagi. Tänapäeval on ju, kinkisin emale sellise kella, eks ju, mis põhimõtteliselt annab mulle teada, kui ta peaks kukkuma näiteks või midagi sellist. Ja. Et selliseid asju on ju olemas, eks. Aga pigem see osa, see üksindus. Et hooldus ei ole ju ainult see, et kas ma saan ise tualetis käia ja ise süüa. Mis sa seal vahepeal teed, et seal on ju väga palju tunde ööpäevas. Ja okei, et sa võid vaadata telekat või midagi sellist, aga kui sa oled kogu päeva täiesti üksi, siis vabandust, aga isegi kui ta on tegelikult täiesti selge mõistuse juures, siis see üksindus hakkab ju natuke nagu ajudele, eks ju. Ja nüüd on see, et ma ei taha, et minu emaga nii juhtuks. Ja nüüd on küsimus, et aga mida ma siis teha saan lõpuks, eks, et ilmselgelt ma saan ise külas käia, on ju kõik võimalused tänapäeval teha videokõnesid, kõik selliseid asju, aga ma teisest küljest olen ikkagi arutanud nüüd ka seda varianti, et kas ema oleks valmis tulema mulle lähemale elama. Ja me ei räägi siin muidugi, see on natuke võib-olla naljakas, sest et me elame mõlemad Tallinnas lihtsalt üks ühes, teine täiesti teises linna osas. Siin on ka vahemad ju tegelikult annab sõita. Jaa, aga ma mõtlengi, et kui ma reaalselt mõtlen oma elu peale ja oma elutempo peale ja kui ma mõtlen, et ma ei taha nüüd ka päris seda, et mina oma elu peaksin seisma panema, siis see on ikkagi päris selline ütleme ikkagi nagu pikk maa sõita. Ja jällegi ma arvan, et paar korda nädalas see oleks okei. Aga iga päev läheb kõige keeruliseks. Aga kui ta elaks minu lähedal, siis ma näen küll väga hästi seda, et ma võiksin põhimõtteliselt iga päev tunnikeseks minna, läbi astuda ja natukene juttu ajadeks. Et võib-olla see pool on see, mida mina ise võib-olla kardan kõige rohkem, isegi rohkem kui seda nagu rahalist poolt, vaid just seda, et mis siis saab, kui ema jääb üksi. Aga olete arutanud ka ühe variandina näiteks, et tuleks keegi näiteks koduhoolduse ettevõttest, pakuks just sellist emotsionaalset tuge, jutustaks, räägiks uudistest, loeksid võib-olla koos lehte või raamatut. Olete kuidas näiteks sinu ema võtaks sellise täitsa võõra inimese vastu, kas ta on avatud? Tõenäoliselt oleneb inimesest, et kas neil klapib või mitte, et kindlasti on ju inimesi, kellega on väga tore jutustada. Kui ma ise mõtleks enda perspektiivis samamoodi, et kui mulle tuleb nagu keegi külla, kes on tore inimene,
hea meelega ajaks temaga juttu, eks ju. Absoluutselt. Aga kui ta ikkagi nagu häirib mind, eks, ja eriti on teada, et mingis vanuses võib-olla hakkavad inimesed rohkem häirima, et siis võib-olla seda jutustamise osa nagu ei tahaks temaga teha. Et see ei tähenda seda, et ma pahandaks nüüd, kui ta mul, ma ei tea, aitab söögi valmis teha või nagu koristab mul natukene või midagi sellist, et see on ju okei. Võib-olla oma minevikust või mingi oma eelnevalt tehtud toimetustest ei tahaks temaga rääkida, eks ju? No just, et see sõltub pigem sellest, et kuidas see klapib. Kuidas sina, Sander? No siin ongi jällegi, et kui me nüüd näeme jälle oma töös, siis väga täna on ju üks suur probleem see, et vanurid on üksi. Üldse ühiskonnas laiemalt. Ja tegelikult see üksindus on, sellega ollakse ka natukene harjunud. Kui me võtame näiteks inimesed, kes on kogu aeg, toimetavad oma elus, nii-öelda on sellises pensionieas, nad saavad oma toimetustega hetkel hakkama, aga tõesti tal on vaja nagu seltsidaamilist lähenemist. Aga ühel hetkel võib juhtuda see, et ta komistab ja kukub. Ja see ei ole laulu pealkiri, vaid on asi selles, et tõesti siis peale seda kukkumist võib tervisseisund nii palju arveneda, et ta järsku jääb näiteks voodihaigeks. Et siin ma nagu toongi selle, et see hooldus võib ka automaatselt sellise, tulla väga niimoodi välk selgest taevast. Ja sellepärast on näiteks, meie oma töös näeme just seda laiepõhjalisust, et me võime olla seltsidaamis, aga me saame rakendada kohe ka täielikult hooldussüsteemi, me saame tuua sinna meditsiinisüsteemi juurde, ehk et mõte on selles, et kui näiteks teie olete tööl ja te ei saa sinna reageerida, siis on teil võimalik võtta telefoninumber ja öelda, et minge palun vaadake, mis seal juhtus. Ja see, kui me nüüd räägime Tallinnast, aga meil on hästi palju, me näeme ka seda, et on lapsed liikunud Eestist välja. Võib-olla siis Tallinnas on üks, see on ju lähim näide, Tallinnas elab laps ja Tartus või Võrus elab vanem, siis tal ei ole võimalik seda kontakti saada. Ja seal ongi hästi oluline, et sul on siuke, ütleme, kriisitelefon. Et ega see kriisiks valmistumine, kui me seda mõtleme, siis see ei ole ainult konservikarpide kogumine, vaid see on ikkagi ka juba selles vaates, et kuidas me oma vanemaid saame aidata. Nii et see on, ütleme, siuke väga laiapõhjalisem nii-öelda teema, et kui me vaatame ka seda inimeste võimekust, et siis jällegi, kui me võtame Eesti, siis Eestis ei ole seda võimekust ressursiliselt läbi mõeldud, meil ei ole seda rahaliselt, me tegelikult ei suuda hooldusteenuse eest tasuda ja riik ei ole ka selleks valmistunud, nii et me oleme natuke sellise väga keerulise olukorra juures, aga see eesmärk on ka, et me räägiksime, et diskussioon tekiks, et see ei ole kellegi teise teema, vaid see on meil päriselt siin laua peal. Ja mulle meeldib hästi mõelda, ja Hestker tegelikult on loodud sellise mõttega, et millist teenust ma ise tahaksin. Et me saame aru, et mingi, ütleme, see vanusegrupp läheb meil eest ära, keda me ei suuda selliselt ümber kasvatada või ümber häälestada, aga me ise jõuame mingil hetkel sinna ja siis meie lapsed tegelikult juba on samasuguse küsimuse eest, et aga mis ma teen, kuidas ma talle seda hooldust lahendan. Ja vaat siis mina saan talle öelda, et jah, et mina tahaksin sellist ja sellist asja. Et me oleme natuke nagu, kuidas öelda, paratamatult selle aja lõksus. Et sihukest head lahendust ei ole, aga saame teha seda, mis meil hetkel võimalik. Ma veel täiendaksin muideks, et ega see ei ole ka ainult see, et kui sind ennast kohal ei ole. Sest mina olen näiteks olnud oma vanaema hooldaja. Ehk siis me elasimegi koos vanaemaga ja mul juhtus see, et vanaema kukkus ükskord kodus. Ja ma olin seal ja ma füüsiliselt ei jaksanud teda üles tõsta. Seda ma tahtsin tegelikult ka öelda, et mind ennast võib-olla nagu väikese naisterahvana kõige rohkem hirmutakski see füüsiline pool, et võib-olla isegi mitte see, et võib-olla selle aja sa võtad, käid ja eks ju teed, aga et sa ei jõuagi teda nagu tõsta ja kui on vaja pesta või kas või ma ei tea, tualetti aidata või mis iganes asja teha, et see füüsiliselt on ikkagi ka äärmiselt raske. Ja ma vaatasin, et tegelikult need numbrid on ka ikkagi päris suured, et mõni aasta tagasi tehtud uuringus 16 ja vanematest üle 16-aastastest
inimestest umbes 22% tegelikult nagu pidevalt tegeleb mõne lähedase hooldamisega ja umbes 30 000, või see on üle 200 000 ja umbes 30 000 nendest tegeleb 40 tundi nädalas või isegi rohkem, mis on tegelikult nagu täistöönädal, et see on ikkagi nagu metsik, et ma ei tea, võib-olla oota, aga ma tahan teada, kuidas vanaema püsti sai. Selles mõttes, kuidas vanaema püsti sai? Ma tegelikult, see on väga hea, ma lõpuks sain ta ikkagi ise püsti, et meil oli selline madal tumba ja siis oli natuke kõrgem tumba ja põhimõtteliselt, kuidas ma tegin, oli see, et ma siis rakendasin kõiki neid kõige õigemat sellist kasti tõstmist, kus sa ainult jalgadega tõstad, selg on sirge, eks ju, ja siis jalaga lükkasin talle selle kõigepealt selle madalama tumba tema alla, siis tõin suurema tumba, siis ma sain ta nagu teise tumba peale, eks ole. Nii, oli erinevast suurusid tumbasid. Ja, absoluutselt, et üsnaga, et nüüd, kui me räägime omaste hoolduseks valmistumiseks, siis ostke erinevad suurustumbasid, eks ju. Ja nali naljaks, aga tegelikult, et kui mingil hetkel hakkas seda nagu rohkem juhtuma, siis meil ei jäänudki muud üle, kui tuli ikkagi panna vanaema hooldekodusse. Aga et oleks olnud iseenesest, et ma ise mõtlengi seda, et sul võib ju see plaan olla ka see, et jah, ma ise käin vaatamas. Või siis, et sul ongi see seade, mis annabki mulle nagu teada, et nüüd midagi juhtus ja kui ma olen näiteks Tallinnas, ma saan minna ju appi, aga see ei tähenda seda, et nüüd seda nagu abilist vaja ei ole. Sest et ütleme niimoodi, et ikkagi palju parem oleks minna koos kellegagi ja kahekesi tõsta, eks. Ma kujutan ette, et vanaemal oleks ka olnud nagu mugavam iseenesest, et mitte seda tumbata. Ei, tema peamine mure oli see, et ta terve selle aja nagu kurtis, et sa jumala eest oma selga, sest ta, ega ta ju teadvusetu ei olnud, et tema muretses minu pärast. Nii armas tegelikult. Absoluutselt, aga me pidime ta ju kuidagi nagu aga lasid oma peast läbi ka, et kui ma ei saa püsti, et mis on siis järgmine asi, kuhu ma helistan? Ma arvan, et ma oleks isale helistanud, et tekst oleks nagu tulnud, et see ei ole ju probleem, et ega samamoodi mul isa oli ju ka Tallinnas, et ta oleks appi tulnud lihtsalt. Ja küll me 2 peale oleks saanud, aga ma ikkagi tegid ära, eks. Seoses selle seljaga, ma ise ka kunagi tõmbasin selja paigast ära niimoodi, et ma kukkusin ka maha, jalad läksid täiesti alt ära ja siis mul ema tuli appi mind tõstma ja ta on ka selline kleenukene naisterahvas ja pärast tema tõstis enda selja minu tõstmisega ära, nii et ta oli 2 nädalat ka voodis, et täiesti nagu eluline probleem. See ergonoomika on eks ju oluline ka nendel tõstetel ja asjadel. Just. Jah, tulles nüüd küsimusele tagasi. Vanamas teame, kuidas sai püsti. Et mis see tegelikult nagu rahalises mõttes tähendab nii-öelda inimese hooldamine, et ma ei tea, kas siis hooldekodus või siis koduhooldusteenusel, et mis võib-olla on see summa või need suurusjärgud, milleks tegelikult tavainimene peab valmis olema? No täna hooldudega meil on hästi valik tegelikult suur, et üle Eesti me saame erinevatesse kohtadesse panna, et see ei ole nii, et sa pead ainult Tallinnasse panema. Aga laias laastus jaguneb see hinnavahemik sinna, et me saame 1200 euro eest kuus kuni 2500 euroni kuus. Ja nüüd mäng hakkab nüüd selle peale, et millist teenust sa seal siis nagu, milline see nii-öelda see kvaliteeditase on. Ja odavamad hooldekodud on siis kohaliku omavalitsuse hooldekodud, kus hoitakse nii-öelda mõnes mõttes hinda kontrolli all ja kuhu ka siis suunab kohalik omavalitsus ise enda kliendid, kellel ei ole ka lähedasi, kelle eest ta peab siis maksma ka siis, kui tal ei, kui lähedasi ei ole, siis tuleb omavalitsusele endal maksta. Kui lähedased on, siis eelkõige tuleb siis nendega arvestada ja kohalik omavalitsused vastavalt selle hooldereformiga siis pool sellest rahast siis hüvitab. Ja tänane rahastusmudel on siis selline, et riik võttis 2023 võttis aluseks keskmise hooldekodu hinna, kus fikseeriti lagi ära, see on 1350 eurot ja siis nii-öelda reklaamlause oli see, et kui hooldekodu koht pensioni eest, ehk siis kui me selle 1350 pooleks teeme, siis see on keskmine Eesti pension ja teise poole katab omavalitsus oma siis kuludega. Aga reaalsus oli see, et nähes, et võimalus on teenida erasektoril, siis seda võimalust kasutamata jäetud ja tehti äkkhüppe, ehk et hooldekodu hinnad läksid 2000 peale. Ja see tähendab seda,
et see 1350, mis oli riigi poolt lagi, siis kuni 2000, see tuli siis lähedasel endal maksta või omavalitsusel. Ja siin me jõuamegi selleni, kui on uudistest räägitud, et 1,6 miljonit eurot Tartu linnavalitsus nii-öelda riigi vastu läks nõudesse, siis see ongi selle vahe, et mis on siis puudu. Et see hooldereform iseenesest mõte oli hea, aga me ei suutnud seda hinda kontrolli all hoida. Ja vaat siit hakkabki see, et kas me lohiseme kogu aeg järel, et me jäämegi lohisema. Ühel hetkel on 3000, 4000, sest tegelikult iga ettevõtja, ma arvan, et siin kõrval istuv inimene täpselt samamoodi, et omanikud küsivad ikka, et kui on võimalik, siis paneme juurde. Aga samas, kui sa mõtled, mis on keskmine pension, et kuidas see inimene siis peaks hakkama saama sellega? Aga keegi ärisektoris ei mõtle selle peale, et kas saadakse hakkama. Sest küsimus on selles, et on nõudlus. Ja kui ukse taga on 100 inimest, ootavad ja tahavad saada ja nad on nõus maksma rohkem, et koht osta, siis ei ole põhjust ju seda hinda üldsegi alla lasta. Ja tegelikult meedias või ütleme siin alles Vikerraadios kunagi mõned nädalad tagasi oli ju selline saade, kus arutleti sellega Riigikontrolliga ja tegelikult jõutigi selleni, et riik on natuke lõksus, et ta ei suuda aidata selles olukorras, sellepärast, et hinnad lähevad keest ära ja tegelikult see võimalus on olemas. Aga see probleem ei ole selles, et kohti on siis vähe, et kui nõudlus on suurem kui pakkumine, siis tähendab, miks hooldekodu ei saa juurde teha, on puhtalt tööjõu probleem. Praegused hooldekodud maadlevad väga selgelt juba tööjõupuuduses, ehk et kui me nüüd täna veel paneksime hooldekodusid juurde, siis meil tähendab seda, et me peame veel rohkem tööjõudu närbama. Aga meil ei ole ainult hooldekodud, meil on ka tervishoiusektor, kes hoiab väga suurt seltskonda hooldekodajatest üleval. Nüüd seal on juba kardetud seda, et tervishoiusektor võib tühjaks joosta, kui hakatakse hooldekodusse võtma inimesi. Sellisel juhul võib juhtuda nii, et kui me haiglasse sattume, siis meil ei ole seal kedagi, kes aitab peale operatsiooni taastuda. Tähendab, see on natuke surnud ring ja me peame väga selgelt hakkama neid arutelusid pidama väga avatult. Ja see näiteks tänane podcasti saade, ma loodan, et see paneb ka kõiki kuulajaid ja vaatajaid mõtlema, et see ei olegi mingi selline ühe inimese väljamõeldis või siin ühe ettevõtte selline mingi promoüritus, vaid tegelikult päris tõsine asi ja päris siiralt tahamegi sellele nii-öelda tähelepanu pöörata, et kui me täna ei mõtle, siis aeg läheb edasi, me võime aasta pärast mõtlema, oleks ikkagi võiks nii teha. Et me teame, et tegelikult see on ajaline surve on väga suur. Aga mida te siis soovitaksite, et mida võiks nüüd see tavaline keskmine inimene teha, et kui palju võib-olla igakuiselt hakata kõrvale panema või et kuidas nagu valmistuma hakata selleks olukorraks? Hindu me muuta ei saa, need hinnad tulevad, kasvavad, et kuidas me saaksime, et milline oleks, mis on nii-öelda head, et me saaks hakata investeerima, et mitte ainult selleks, et kuskile ilusas kohas elada, vaid kuidas me saaksime, et selle eest ette mõelda. Mina mõtlesin pigem niimoodi, et esiteks ilmselgelt vanematel või ütleme, paljudel vanematel on ka endal varasid, eks. Ja ma tegelikult ei arva, et neid peaks nüüd nagu ignoreerima ja ilmtingimata ise arvestama, sest et näiteks kui vanematel on korter, kas või see 4-toaline korter, mis me enne rääkisime, siis selle saab ju kas või välja üürida ja sealt saab ju ka mingisuguse rahasumma, mida on võimalik siis lisaks pensionile sinna hooldusesse suunata, eks. Samuti siis, aga üldiselt, et ma ise mõtlen nagu pigem niimoodi, et kui sa nagu ostad endale näiteks korteri kuhugi enda lähedusse, mis oleks sobilik vanematele, kas või väiksem, siis kui seda ka vaja ei lähe, aga mis siis? Saad ju muuks otstarveks, üürid välja või müüd maha või midagi sellist, et ega see investeeringuna ei ole ju halb niikuinii. Et pigem tulebki nagu erinevad variandid läbi mõelda, sest et ega kunagi ei tea, mis juhtub, eks? Ja. Aga sa julgeksid täna soovitada inimestel, võttes arvesse poliitilist ja majanduslikku seisundit kinnisvarasse investeerida? Ma absoluutselt ei näe põhjust, miks mitte. Ehk et ma saan aru, et võib nagu muretseda päeva lõpuks kõige pärast, eks, et ja ma arvan, et nagu asjade läbimõtlemine ka geopoliitilises mõttes on nagu hea mõte, eks.
aga teisest küljest, et ega elu ei saa sellepärast elamata jätta. Seda küll. Ja samamoodi ei saa nagu oma elu elamata jätta sellepärast, et sa nüüd mõtled, et äkki vanematega juhtub midagi ja nüüd umbes mis siis saab, eks ju, et päeva lõpuks see pigem selle ettemõtlemise idee ongi ju sellest, et saaks ka pärast normaalselt edasi elada. Eks? Et samamoodi, et kui näiteks ütleme, see raha on kogumata, mida vaja on ja ütleme, võib-olla vanematel ka ei ole varasid vähemalt piisavalt palju, et siis sinna juurde toetada, siis ongi ühel hetkel see, et võib-olla sa ei saagi lubada, peadki põhimõtteliselt ise hooldama täiskohaga, sest et sul ei ole võimalik lubada muud moodi hooldust, eks. Või siis teistpidi, et sa pead nagu kogu oma sissetuleku paigutamagi sinna, et vanematele lubada nagu vähemalt mingitki hakkama saamist, eks. Ja siis ongi täpselt see, et kui ette ei mõtle, siis jääb natuke nagu elu elamata, eks. Suurel määral tegelikult jääb ta siis elamata. Absoluutselt ja mis seal salata, tavaliselt naisterahvad on need, kes siis võtavad endale selle hooldamise rolli, nii enda oma vanemad, sugulased ja võib-olla veel mehe vanemad ka lõpuks, eks. Ja ma ei taha öelda, et see on halb, et ta on küll väga kaldu, aga see ei ole tingimata halb, et kui see on nagu kokku lepitud niimoodi, et näiteks naine mingil perioodil siis võtabki selle rolli ja mees toetab teda, et see on väga okei. Peaasi on see, et see ei oleks jälle lihtsalt see sundseisu teema ja võib-olla see on ka üks osa, mida tegelikult ka nagu abielupaar peaks omavahel läbi arutama. Et mitte ainult see, et arutame vanematega läbi, eks ju, et kes tahaks kodus olla, kes tahaks mida, eks. Kuskile hooldekodusse liikuda, eks ju. Jah, aga et pigem ka see teine pool, et mida siis teha. Dünaamikas, see on ju ka väga oluline ja pere suhtes. Täpselt. Ja võib-olla saavad ka lapsed mingil määral aidata, kui nad on juba piisavalt suured, vähemalt selle üksinduse osas, aga see jälle eeldab, et nagu vanemad on lähedal, eks. Sest et sul võib ka, ma ei tea, algklassi laps käia, ma ei tea, vanaema või vanaisaga juttu rääkimas iga päev, eks. Mis on hästi oluline ja tõenäoliselt võib-olla nagu lisab elujõudu sellele inimesele nagu palju rohkem. Ja ma arvan, et meil mõlemal on ka enda vanavanematest väga ilusad mälestused. Absoluutselt, mis on meiega ja samamoodi lapsi me täna ju kasvatame niimoodi, et nende, kui sa käid, sa käid ju koolides rääkimas, eelmine nädalgi rahakratiga koos, kas seal käib see teema läbi? Sa räägid seal rahatarkusest, aga käib seal see teema läbi, et kas mõeldakse näiteks, et võib-olla vanemad, kas selliseid teemasid ka tegelikult, kas see pälvib tähelepanu? Ei, aga see on täiesti normaalne, ma arvan. Sellepärast, et kui te kujutate ette, kujutlege ennast abiturendina või isegi keskkooli õpilasena. Mina pidin selle all mõtlema sellele. Ja ma saangi aru, et kes on sellega kokku puutunud, see mõtleb, aga isegi see osa, et sulle tulevad keskealised nagu inimesed tulevad ütlema, et las ma räägin sulle, kuidas mina oma varasid olen kasvatanud või kuidas nagu sissetulekuid suurendada. Paljud ei käi isegi tööl veel ja loomulikult see on nagu vajalik info, sellepärast et seda tuleb tilgutada päris palju ja see on ju see äge info. Ja kui me vaatame ka enamik inimesi, isegi see läheb meelest ära selleks hetkeks, et lähen nagu esimesele töökohale, kuna see palk ka ilmselt ei ole nii suur, veel ei pane kõrvale, et selles mõttes isegi selle nagu ägeda unistusega ei osta neid ära. Ega siis, ühesõnaga, et üks on see nagu teadmine, teine pool on siis see teine pool, eks ju, et kuidas see nagu päriselt tegevustesse viia. Ja ma arvan, et see vanematega seotud osa ikkagi tuleb sel hetkel, kui sa oled nagu ka teatud küpsuseni võib-olla jõudnud. Et sa nagu mõtled selle peale üldse ette. Siit ma tahtsingi küsida, et üks asi on see kooliharidus ja koolibaasil rääkimine, aga et võib-olla kui palju või te tunnete, et peaks ka keskealisi või veidi vanemaid inimesi sellel teemal harima või nendel teemadel rääkima? No see
et tegelikult see hakkabki sellest, et me peame jällegi see diskussiooni küsimus, et kui me räägime keskealisest, siis mina ütlen niimoodi, et meil on täna 30–55, on see grupp inimesi, kelle probleem ilmselt on kuskil, kellelgi vanem või et tal on mingi hooldusvajadus, et selge see, et ma väga nõustun sellega, et lastele praegu ei lähe nagu seda maha müüma, kui mujal igal pool räägitakse, et kuule, et investeerid ei ole enam lapsed. Ikkagi, aga Nad kõik tahavad palile ära kolida või osta. Ega nemad peaks mõtlema, kuidas ise lapsed saada. Sellepärast, et olgem ausad, kui sa ühtegi last ei saa, siis sul ei ole isegi kedagi, kellele seda juttu rääkida, et kogu raha, et mind toetada. Siis sa oled ju täiesti üksi. Muidugi neil endal on ju vanemad, kelle hooldusele võib-olla pead ka mingil hetkel mõtlema. Absoluutselt, et see on nagu see üks pool, et teine pool on see, et ma arvan, minu traagika on see, et ma olen üksik laps. Minu abikaasal on 5 last peres. Juba on kulud on ehk siis, et mis iganes stsenaariumi sa läbi mängid, siis on ilmselge, et mina võtan asja tõsisemalt, sest et ma olen üksi. Vastutad justkui üksinda. Absoluutselt. Ja see on okei, aga lihtsalt see, et mina ei saa mitte mõelda. Eks ju. 5-lapseline pere saab mõelda. Või on vähemalt see illusioon, et keegi teine vastutab ka. No jaa, aga sa saad jagada. Et kui sul on nagu eesmärk, et ma tahan käia põhimõtteliselt peaaegu iga päev emal külas, eks, siis sa jagad nii, et igaüks käib korra nädalas. Ja on juba päris palju lapsi külas käinud. Ja kui lapselapsed ka veel juurde. Täpselt, aga mina muud kui sõidan, eks. Aga siin ma tulen selle juurde tagasi, et kui mida teha. Et kõige aluseks ma kordan veel kord, et on see diskussioon perekonnas. Ja mulle tundub, et kui vanasti, ma ei tea, ma ise püüan ka öelda, et ma päris noor inimene, aga tegelikult räägiti kirsturahast, siis tegelikult ma arvan, et selle peaks ära vahetama, see on nagu selline hooldusteenus või elulõpu kulude kate või midagi sellist, et see ressurss niimoodi perekonnas läbi arutada, et ma tean, et seda lükatakse ära, mis sa sellest räägid ja see ei ole see ja see ja lastele ei taheteta üldse mingit kohustusi panna, aga jah, et peaksime arutama, et see on esimene asi, et me lihtsalt õpime kõigepealt seda endale teadvustama perekonnas ja me teame, et sellega võib ühel või teisel moel seda vajadust tulla. Ja muidugi see kogumine, et mõnel puhul aitab, siin on pankadel ju väga paljud kasvuhoiused, meil on siin investeerimise kontod, kus saab panna nii-öelda endal väga eesmärgipõhine, pluss tähtajalised hoiused, et kuhu on inimesel võimalikki panna, et ma panen seda ressurssi ja kas või iga palgast natukene, siin on ju väga head võimalused täna, et pank ise tegelikult ju korjab sinu käest, kui sa teed ühe kaardimakse, siis võid panna endale väikse summa, mis vaikselt koguneb, ja lihtsalt seda tuleb harjutada, et me võiksime nagu selle maja ja auto ostmise juures, kui me vaatame, et mõnel pangal on pandud, mis su eesmärk on kogumiseks, siis seal ikka inimene auto või maja või ma ei tea, reis, aga et äkki võib-olla sinna juurde paneks teadlikult ka mõelda, et hooldusteenus on et mul on see ressurss tagavara. Aga hästi oluline on rääkida ka sellest, et vanematega ise, et mis on see varade seis. Et tõesti me näeme enda töös, et väga palju vara ka üks on 4-toaline korter, aga me näeme maju, mis on inimene ühes toas, 2-kordne maja, Tamme linnas näiteks Tartus seisab tühjana. Jällegi, et meil on seal ju tegelikult see rahaline pool nagu olemas, et seda on lihtsam öelda kui teha. Aga ma arvan, et kui see diskussioon on natukene nagu, ütleme, alustame kuskilt, siis me jõuame mõne aasta pärast teadmisele, et see on okei. Nii et mina näiteks täna enda kodus olen küll naisega mõelnud just niimoodi, et me vaatame hirmuga, meil muidugi töö on ka ära rikkunud selle, et vaatame neid noori peresid, kelle trepp läheb niimoodi otse üles ja siis mõtled, et oota, ma ei tea, kui kaua nad tahavad seal elada. Et kui sa ühel hetkel vanuriks jääd, siis sa ei saa sealt kaldteed ka teha. Et kuidas sa nagu alla saad ja see on tegelikult päris tõsine probleem. Ja Tammelinnas tegelikult ongi ju see tihti, et nad teisele korrusele nad ei saagi, siis treppi nad ei läbi ära. Jah. Et lihtsalt, et need on olulised küsimused, mida me peaksime nagu ära arutama ja me harjutame ennast sellega.
et siin ei ole tegelikult niisugust asja, et nüüd lähen ja kindlasti on inimesi, kes ütleb, et ei, ma ei kogu midagi, et mul on oma elu. Aga lihtsalt paratamatult me peame nende peale mõtlema, nende asjade peale ja just seda ka, et kui me enda lapsi kasvatame, et siis mina olen ikkagi selle elukaare põhimõttel, et meil on sünd, meil on surm, meil jääb vahepeale see elu ja nüüd küsimus ongi selles, et kui mina olen nagu lapsele andnud selle elu, alguse, siis laps elu lõpus peaks mind toetama ja see on väga okei. Et see ei ole nagu selles mõttes, et nagu me vanemad ajavad ära, ei, mis sa poiss ikka raiskad, et mine ja sul on vaja endal. Aga tegelikult me peaksime mõtlema, et me peame ka mind elust välja aitama. Aga minu meelest see on hästi ilus mõte nagu rahaliselt, et kui räägitakse sellisest asjast nagu meelerahufond ja öeldakse ju seda, et sõltuvalt sellest, kui tundliku närvikavaga sa oled, et siis et mitme kuu sissetulek sul justkui peaks olema kõrvale pandud. Et selles mõttes, kui võtta niimoodi, et alustada võib-olla seda diskussiooni sellega, et see meelerahufond, mille jaoks sa võib-olla panedki iga kuu säästuhoiusele mingi summa ja siis kui see summa saab sul nagu kokku, siis sa tunnedki, et vot nüüd mul on nagu kõik hästi, et kui midagi juhtub, siis ma saan hakkama. Aga et võib-olla peaks seda arutelu just tegema niimoodi, et see meelerahufond peaks sul sisaldama ka just seda nagu vanemate meelerahufondi. Ja tegelikult lisaks vanematele ei ole ju välistatud, et sinu endaga võiks midagi juhtuda, kas mingi haigus või vigastus, millest sa taastudki mitu kuud, ei olegi mitu kuud maas, et kuidas siis nagu hakkama saada. Sa võid vajada täpselt samuti ajutiselt ju hooldusabi mõned kuud, sul on võib-olla jalaga mingi operatsioon. Ei saa käia ja... Õnnekombel ennast saab kindlustada. Et, ja ma arvan, et see on ka nagu mõistlik asi, mida teha. Sellepärast, et kui sa nüüd nagu üritadki valmistuda ise nagu rahaliselt kõigeks, eks, ja siis sa pead ju hoidma omal seda rahaga kuidagi piisavalt likviidsena, sest et kui sa oled ikkagi seal nagu haiglavoodis, siis sa võib-olla, ma ei tea, kortereid ei taha nagu müüma minna parajasti, eks ju. Et see võiks olla vähemalt nagu mingi mõistliku likviidsusega, kas või, ma ei tea, tähtelise hoiuse sa saad nagu meilikesega nagu ära lõpetada, eks ju, aga et tõesti nagu sellised vähem likviidsed varad, et seal on nagu keerulisem. Et ma arvan, et see pool jah, tuleb nagu läbi mõelda ka, et just, et mis endaga, aga ma ütlen, et seal kindlustamine on selles mõttes suhteliselt hea. Nüüd häda on lihtsalt selles, et keegi ei taha sind enam kindlustada, kui sa oled üle 70. Okei, kuni 70-ni saan ma nii-öelda... Ma ei tea, kas see on turustandard, sest ma ei ole tegelikult väga kursis, ma lihtsalt tean, et minu enda elukindlustuse lepingus on kirjas, et kuni 70. eluaastani ma olen siis kindlustatud ja see, mis juhtub peale seda, on juba force majeure põhimõtteliselt. Ja siis pead ise koguma endale selle nii-öelda hooldusfondi, eks? Ja absoluutselt, ja sellele tuleb mõelda. Ja tasub siis kõik need vaatajatel ka enda elukindlustuslepingud üle vaadata igaks juhuks. Võib-olla kuskil on 75-ni. Et kindlustust väga soovitan, aga muidugi, eks kui siin jälle seda, et mis siis veel teha, riigi vaatest me näeme tegelikult seda, et meil oleks vaja hoolduskindlustust, ehk et see on üks nüüd maksutõus, aga tegelikult meil on vaja, meie riik on tegelikult solidaarsuse süsteemi mõttes, et meil on täna Tervisekassa, kes siis hüvitab neid haiguste eest nii-öelda seda raviraha, et tõenäoliselt on üks lahendus see on poliitiliselt väga keeruline koht kokkuleppe jaoks, aga on ka see, et riik kogub selle nii-öelda jõuga kokku ja sealt siis hakkab nagu ise välja maksma, sest näha on, et kohalikud omavalitsused ei suuda selle massiga, mis peale tuleb, sest meil on ju vananev ühiskond. Ja me kogu aeg tuleb juurde, üks asi on vanurite osa, meil tulevad inimesed, kes on erivajadusega lapsed, neid kasvab sellepärast, et täna moodne meditsiin jätab meie inimesed ellu, ja nad vajavad tegelikult täiendavat tuge, mis on lisaressurss ja seal juba siis lapsevanematele, et me kaotame töökäsi ka sealt. Et kui sul on valida kas lapse hooldamine või siis töötamine, siis perekonnas langeb ikkagi lapse hooldamine ja see on see pool. Ja muidugi siis on vähenenud töövõime, et sellest on palju räägitud, et kas need on kõik õigustatud või mitte, aga ütleme nii, et kui me näeme tänast olukorda, siis hästi palju on vigastunud töö juures, ehk on töötatud surnuks,
ise tervishoiusüsteemis nähes seda, siis tegelikult seal on üks väga suur oht, kes liiguvad hooldussüsteemi, on inimesed, kes on kutsehaiged ja neid on väga palju, nii et me tegelikult see mass nagu liigub ikkagi järjest selle süsteemi poole ja ma arvan, et süsteem täna ei ole üldse selleks valmis. Ehk siis tegelikult me nõustume kõik sellega, et sellest ei räägita piisavalt, te tunnete seda, ma mõtlen, mis me saaksime ühiselt võtta ette selleks, et see teema pälviks rohkemate tähelepanu, inimesed hakkaksid mõtlema. Tegelikult me neid igast tervisekindlustusi, neid näeme, mis juhtub õnnetuse korral, näeme ikkagi selliseid reklaame ja kampaaniaid on, aga just selliseid ma ei märka, sina, ma saan aru, et sina ma oled näinud, teie olete oma lähedastega, oma sõpradega sellel teemal arutanud, te olete ette mõelnud, aga kuidas saaks seda, ma tahaks nii väga, et inimesed oskaksid nii palju ette mõelda, et see ei tuleks üllatusena, sest et see saab kuidagi meid ikkagi paratamatult kätte. Ma ei ole päris kindel, et see on võimalik. Ma olen väga skeptiline selles osas, sest see sõltub hästi palju inimesest. Et kui me nagu vaatame, et on ju väga palju juhtumeid, kus inimesed, kes elavad puumajas, ahiküttega puumajas ja neil on nagu kindlustus tegemata. On ju. Et et me ei räägi ka ainult nagu sellest nagu elukindlustusest, vaid ju ka varakindlustusest, eks ju. Et see näitab ikkagi natukene seda, et võib-olla ei taheta nagu mõelda selle peale ja ma ei taha öelda, et see on nagu halb, et ei taheta mõelda, sellepärast, et ega nii ka ei saa, et sa käid kogu aeg peas läbi, et mis siis, kui see, mis siis, kui ma nüüd ise, mis siis, kui ma ei tea, lapsega midagi juhtub, endaga midagi juhtub, äkki mehega midagi siis juhtub. Siis elamata, eks ju? Ja, et nii ei saa ju ka mõelda, et päeva lõpuks peabki ikkagi kuskile nagu säilitama sellist nagu elutervet, nagu rõõmu elust, eks ju, ja nagu rõõmu oma vanematega koos olemisest, eks ju, ja rõõmu sellest, et nad on nagu täna on okei ja et ma saan neile nagu külla minna ja et ta tunneb mind ära, eks ju, ja et see on ju ka tegelikult hästi-hästi oluline. Aga nüüd see teine pool, et ikkagi nagu üldiselt, ma arvan, et on nagu klassikaliselt hea mõte see, et sul on nagu arvestatav kogus raha endale kogutud selleks, et sul on nagu võimalik et mis iganes juhtub, eks. Ja kui läheb hästi, mitte midagi ei juhtu, siis lähedki reisile või mis need on, eks ju. Et see on ju okei, et seda muret ei ole, et appi äkki ma kogun nagu raha ja siis ei lähegi, ei juhtugi midagi minu elus, on ju, mul on õnnelik elu, et see ei ole ju nagu probleem otseselt, et seda võiks teha ja ma arvan, et see osa, et luua omale selline harjumus, et ma panengi iga kuu omal, ma ei tea, säästuhoiusele mingi rahasumma, eks. Ja isegi kui ma mõtlen, et võib-olla ma ise tahan, et mul oleks 3 kuu rahasumma, aga et ma ei peaks lõpetama. Et ma saan ju juurde panna just seda, et lasta alla 6 kuu või miks mitte nagu aastase hakkama saamissumma, sellepärast, et see tähendab seda, et kui midagi juhtub, mul on valikuid. Ma saangi arutada, et kas ma panen ema nüüd, kas ma leian kellegi, kes käib hooldamas, kui tihti ta käib, eks ju. Ma saan aru, et see on ka tõenäoliselt ju väga suur faktor, eks ju. Ja, et kas tema käib nagu 1 korra, mina käin nagu 2 korra, eks ju, või kas ma saan, ma ei tea, ema endale lähemale elama tuua, eks ju. Või kõik need asjad, sul on need valikud, kui sul on nagu rahaliselt mingidki võimalused, aga kui sul reaalselt on nagu 10 eurot kontol, siis sa ei tee mitte midagi. Sa ei tee mitte midagi ja sa ei saa ju öelda oma emale, et kuule, et vabandust, aga nüüd ongi halvasti, eks. Sa pead leidma ju selles olukorras lahenduse, et isegi kui sa nagu otsid selle kõige odavama hooldekodu, eks, siis ikkagi ju üldiselt eeldatakse, et sa, eriti kui sul vähemalt mingeidki varasid on, siis ju eeldatakse, et sa ise ka ikkagi panustad. Ja. Nii et sa ütleksid, et oleneb ta sellest, kui suur on palk, et midagi peaks ikkagi üritama kõrvale panna. Absoluutselt ja ma arvan, et midagi saabki ja väga huvitav on see, et väga tihti sellised kõrgemapalgalised on nagu need oluliselt suuremad kulutajad, sellepärast, et neil võib-olla see hirm selle üle, et mis siis saab, kui 1 kuu on kulud suuremad, on oluliselt väiksem.
ja sa mõtled, et sa saad kogu aeg juurde absoluutselt, ja teine asi, et sul ongi, ütleme, et kui sul on nagu palk suurem kui see, mis su need hädavajalikud kulud, ma teangi, et ma saan näiteks nagu endale lubada, et siis see ei tähenda nagu seda, et ikkagi nagu selleks, et oleks need olukorrad läbi mõeldud, et alati raha tagavara peaks olema. Ja kindlasti varakindlustus ka, et see on ka kindlasti üks mõte, mis siit kaasa võtta. Absoluutselt. Ja ma mõtlen kõik need ju influencer nii-öelda investeerijad, et võib-olla ka nemad, kui nad ikkagi ka enda ma ei tea, jälgijate seda teemat võib-olla põrgataksid natuke, et ka sellised asjad on mitte ainult enda vaates, vaid ka oma lähedaste vaates, et võib-olla mingi oluline, mis annab võib-olla natuke teise vaate sellele. Võib-olla mõnel suunamudijal kunagi on reaalne see olukord ja ma arvan, et siis see võiks küll saada kajastust, eks, et aga jällegi, ma tahaks ikkagi öelda, et ma arvan, et me ei pea nagu ka väga morbiidseks minema. Ei pea, absoluutselt. See ei olegi, see on pigem selle saate mõte ei olnud mitte morbiidseks minna, vaid selleks, et mõelda rõõmsalt ette, et siis, kui need olukorrad tulevad, et siis ei kaoks nii-öelda siht silme eest ära. Me olemegi rõõmsad siis, kui meil, nagu siin on eelnevalt ka juba räägitud, et siis me olemegi ju, kui meil hästi on ära lahendatud, siis me oleme ka rõõmsad, et kui meil on kukladaga kogu aeg see, et oota, mul nüüd see või või kolmas, et siis see on väga raske. Ja küsimus ongi selles, et kas me elus peame kõike nüüd saama ja väga palju, vaid et on ikkagi need eesmärgid võivad olla ka väiksemad. Mis oleks võib-olla teie mõlema käest see üks mõte, mille tänane kuulaja ja vaataja siit võiks kaasa võtta kindlasti? Mina ütleks, et võta oma värisev süda ja räägi vanematega just, et mida ta ise on mõelnud. Sellepärast, et võib-olla sa nooremana veel ei mõtle, aga suure tõenäosusega sa mingist vanusest juba oled ise ju nagu natukene mõtisklenud sel teemal ja kuula. Et mida nagu vanemad ise on mõelnud, kuidas nemad ette näevad, mida nad tahaksid, kas nad tahaksid nii kaua kodus olla kui võimalik, kas nad on valmis kolima, eks? Sellepärast, et kui sul ikkagi on olukord, kus, ma ei tea, ongi vanem üksinda elab kahekorruselises majas, eks ju, siis võib-olla tal läheb lihtsalt aega, et harjuda selle mõttega. Sellepärast, et kui sinuga on juhtunud mingi õnnetus, siis see võib-olla ei ole nagu sinu elu kõige avatum aeg, kus sa sooviksid nagu toredaid muutusi oma ellu või mingit kolimist täiesti võõrasse kohta või midagi niimoodi. Ja keskkonnavahetus ja kõik see tuttav kodu maha jätta. Just, et selle peale saabki nagu mõtiskleda varem, arutleda varem ja ka tõesti öelda seda, et näed, et kui sa oled mulle lähemal, siis ma saan käia sul rohkem külas. Selleks, et sa ei oleks üksi. Ja ma arvan, et see ei ole kindlasti see mõte, mis nüüd, ma ei tea, emale või isale tekitab tuulde, et seda ma küll ei taha. Või äkki tütar ei hooli, eks ju, et just, see ei ole see. Just. No mina toetan seda teadvustamist inimestega perekonnas rääkimist, see on üks pool kindlasti. Aga teisalt ma julgustan selle teemaga ennast kurssi viima. Oluline on, et inimesed natukene nii-öelda internetis jälgiksid ja vaataksid, mida üldse pakutakse, millised on need hooldekodud, millised on koduhooldusvõimalused ja kui see teema pigem on siis, kui sul on see ukse ees see mure. Siis on juba kohal tegelikult enamasti aga et pigem vaadata, et selle valdkonnaga ennast kurssi viima, kui midagi juhtub, et siis ma tean, et seal oli midagi sellist või et natuke ka selle kohta uurida. Et kui me ju internetis väga palju käime ja vaatame ja kulutame enamus aega paljugi inimesed seal, siis tegelikult on hästi palju kõiki neid kodulehti, kus on ära seletatud teadusartikleid, reklaame, kõike ja mida siis ettevõtted pakuvad, kes ühte või teistmoodi, aga et just selle enda teadlikkust tõsta ja ma arvan, et see ei jookse mööda külge maha, ja kolmandaks võib-olla siin pangad ka, et tegelikult üks koht oleks nagu reklaami näiteks suunat, proovida selle nurga alt ka teha, et sama see meelerahufond on ja et pane ka sinna mingid säästureklaamid või ma ei oska öelda, kui see on nagu selle turunduse pool, aga et kui meie suured eriti pangad, keda me ju vaatame ka nii-öelda alt ülesse, siis nemad on ikka ka, need on need asutused, kes saavad natuke ka laiemalt ühiskonnas seda kõlapinda tekitada, et kui meie näiteks oleme väiksemad ettevõtted siin, siis
meil on raskem. Ma arvan, et nende mõtetega ongi seda podcasti väga, väga tore lõpetada, selles mõttes väga mõtlema panem podcast oli. Ja ma arvan, see, mille me siit kaasa võtame, ongi see omavaheline suhtlemine ja ettemõtlemine. Aitäh teile mõlemale!